No nii, et siis kolmanda challenge'i kolmas päev on siis ka jõudnud siin õhtule hakkamas jõudma. Et siin oli veel viimane mäng, et päris läbi ei ole. Frits esimese seti võitis 7-5, et võitis selle ja noh, siin peaks nüüd ime juhtuma, kui ta ei saa 12 game'i kätte, et 7 on juba käes ja noh, raskelt tuli, aga tuli, et 7 on käes ja kui ta nüüd mõlemast saab 3, isegi ühest võib 2 saada. Jah, ühest võib 2 saada ja teisest peab 3 saama. Et noh, et see oleks nagu väikest viisi ime, kui ta nüüd 2-6 ja 2-6 kaotaks. Et arvatavasti on see nüüd kotis, ma tahtsin vahepeal veel cash out oli ees seal. Et mul oli siuke kõhutunne, et see Fritz hakkab, noh, oli nagu siuke tunne, et noh, et tavaliselt on nagu ikkagi need mängud, kus on nagu jõhker koefitsiendi eelis on ju. Et need mängud nagu tavaliselt noh, saadakse tuppa 0-2 ja settidega ja ongi kõik. Aga hakkasin võtma välja ja noh, et peatatud cash out on ju, noh, loodame, et tagantjärgi ei anna, et nüüd enam ei tahaks. Et noh, seal oli ikkagi päris normaalselt oleks plussi jäänud nagu, et oleks seal mingi, ma login korraks välja, siis login sisse tagasi, siis ta peaks selle restardi ära tegema, et kui siis loodame, et ei ole kantud. Et noh, muidu noh, väga hullu poleks olnud, see cash out oli ka niimoodi, et 18,7 pakkuski seda 3 challenge'i kolmanda päevaks nagu sellist, siis oleks nagu graafikus olnud. Noh, isegi siis oleks rohkem kui graafikus olnud, sest see laivis nagu noh, kolmas päev on nagu tegelikult on homme. Ja meil on juba teise päeva õhtuks on juba noh, oleme sellest kolmandast juba ees nagu, et 24 peaks tulema. 24 peaks tulema. 24, 25 peaks nüüd see saldo olema, et noh, siis ütleme noh, 3 päeva on tehtud, aga pikk tee on veel minna, et pikk tee on minna. Kõigepealt jõuda nende pügalateni, et siin nädalakene on veel minna, et noh, oleneb muidugi, kui siin ega siin nüüd homme tuleb mäng. Homme tuleb mäng, on üks mäng, on jälle see meie tuttav Hugo Humbert ja mängib siis selle, mängib kellega ta seal mängis, Brooksby'ga mängib, Jenson Brooksby. Et see on ka nagu praegu 150, aga muidu kõige karjääri kõrgem on olnud 33. Aga Hugo Humbert on 20 ja karjääri kõrgem on olnud 13. 67 tonni saab nende vaheline võitja, kes võidab. Tahaks vaadata, mis see Brooksby et ta sai see ikka Draperilt sai, noh Draper on 4. Draperilt sai, Trapperilt sai ikka päris mõnusalt sai tuppa, noh 3-6 ja 6-1 ja 1-6. Tahaks vaadata, kuidas sellel Brooksbyl see ajalugu on olnud seal.
reitingus, et praegult näitab siin 23. juuni seisuga on 149. Aga ta on nüüd häid võite saanud, on mingi 60 võitnud ja 80 võitnud. Et näed, on seda on jah võitnud siin 37 võitis Nuno Borgesit. Et ja siis Comesanat võitis, see on 64. Et sellel turniiril pani ära nagu sugustele. Noh, see pani ka muidugi. Seesama Hugo Humbert pani ka. Aga noh, see Brooksby on nagu siuke kahe seti mees nagu rohkem olen vaadanud seal. Et ta nagu väga tal kolme seti peale pole nagu mänge läinud. Et tema peale ei ole nagu mõtet panna, et tema nüüd seal 12 geimi ära võtab. Et näed, tal on kõik siin kahega on kõik on kahega olnud. Üks oli Pariisis, oli 3-ga, no, et ta muidu on kõik nagu kahega olnud. Kas ta on võitnud või kaotanud, et vahet ei ole, kõik on kahega olnud. Et tema peale nagu väga ei ole, siis seal võibki nii tulla, et nojah. Jah, et ta on päris kenasti siin võitnud, jah. Et aga kõik on 6-2, 6-3, 6-4, 6-4, 7-6, 6-3. Et kõik on nagu siuksed kahe setiga, mis ta on võitnud. Aga Crawford, no see on see Challengeri oma, aga vaatame. Crawford. Aga sellele Evansile pani ka 0-ga ära. Crawford. Jah, see Crawford on üldse nagu selline, keda ei ole üldse nagu reitinguski. Et väga suur tennise Oliver Crawford. Väga suur staar ta ei ole, sellele ta kaotas. Näed, see on 248. Noh, kui ta siuksele juba kaotas, et siis sellise, noh, see muidugi näed, jälle 37. võitis on ju. Aga noh, see ka näitab nagu, et järjest võitis, et noh, ega ta siis nagu ka hiljuti nüüd kaotas, et kui ta nüüd järjest, et vaevalt, et ta nüüd pani siin 60-ndale, 30-ndale, et nüüd noh, paneb siin kohe sellele Humbertile ka, et ma vaatasin ta mängu ka, et see mäng oli sellel Brooksbyl oli ka selline, et no võib-olla kõva ka, see Draper on kõva võib-olla, aga noh, ega see, ma arvan, see Humbert on ka enam-vähem nagu samast mastist, et noh, kuigi ta Diallole kaotas, aga noh, Diallo on, ütleme seal, Diallo on kuskil 30 võib öelda tasemelt. Et see Brooksby nagu tundub olevat selline, kes noh, kes suht-koht jah, suht-koht nagu tõstis neid palli ette seal, et pehmelt, et ma panen sellele, see on kõva lööja ka see Hugo Humbert. Hugo Humbert on nagu kõva lööja ka, et tal see muruväljakas, sellel Hugo Humbertil on ka see muruväljak on hea või? Noh, tal on suht hea on sellel, pooled on võitnud Hugo Humbert, aga see on noh, üle poolte on kaotanud, et siuke mõte siis, et homme Hugo Humbertile panna. Aga 1,19 on koefitsient, et pole ka kõige hullem.